Et ma tahan nagu seda ütelda, et väga keeruline on rääkida oma emast. Et ühtepidi on ta ju, eks ole, selline teatrijuht ja teistpidi, ja mina olen selle teatriga seotud, eks ole, teistpidi on ta ema, kes valmistab pidulikel sündmustel verivorsti ja Napoleoni kooki, eks ole. Et leida sealt nagu seda kuldset keskteed ja siis veel pidulikult seal oma 5 meetri kõrguse näoga nagu rääkida seda siis rahvale, kes on tulnud ema juubelit pidama, on veel enam keeruline. et aga hakkame kuskilt otsast minema. No selles mõttes küll jah, et koolis tihtilugu, me käisime ju nõukaajal koolis, eks ole, et eks need kooliõpetajatega oli küll seda pidi häda, et nad nagu eeldasid vanematelt nagu midagi muud. Et kindlasti oli see, et kui minu pärast kutsuti kooli, ma arvan, sagedamini kooli kui õe pärast. Et siis oli küll nii, et need õpetajad nagu eeldasid, et meid kasvatatakse nagu kuidagi karmimalt või et me käime nagu mööda mingit nööri. Aga ma arvan, et see on nagu mõlema vanema puhul, tegemist on ikkagi selles mõttes boheemlastega ja oma protestiliikujatega, et ema ühelt poolt ja isa teiselt poolt, eks ole, et isa on nagu džässmuusik, eks ole, mis oli ka tol ajal ju tegelikult suhteliselt selline alternatiivne tegevuseks. Ja ema teiselt poolt siis selline stuudioteatri näitleja, mis oli ka ju selline alternatiivne tegevus, eks ole, et kui tänapäeva tingimustesse, Tallinna tingimustesse oma vanemad nagu mõtteliselt asetada, siis nad kindlasti elaksid praegu Kalamajas või siis uues maailmas ja teeksid igasugu toredaid asju. Et selles mõttes, eks me oleme natuke sellised hipi lapsed ikka, eks ole, et mis sest, et meil oli see selline nõukogude mudel nagu sundis midagi muud olema. Et ema töö paistab kodust väga hästi välja, eks ole, tal oli trükimasin, oli tema põhiline sõber üldse seal ja tal oli kogu aeg vaja trükkida ja seda trükkis. Et ma ei teagi, kui palju ta seal loominguga tegeles, aga ta tegeles trükkimisega päris usinalt. Ja kõike, mida ta trükkis, seda ma ka lugesin, niimoodi. Ja tihti lugu ta trükkis minu jaoks ja ta vaata ongi Heidi puhul või ema puhul ongi siis nagu see teema, et ta trükib need rollid igale ühele spetsiaalselt, eks ole, et ta tunnetab seda inimest või seda näitlejat juba niivõrd piisavalt, et ta teab, mida ta kirjutab. See publiku vastuvõtt arbujate aja puhul on nagu üks asi, aga terve see ajastu on nagu üks teistmoodi vastuvõtt. Aga kindlasti te tahate kuulata seda siin, et käis meie hea kaitseingel Linda Viiding ja tema jäigi kuni kõikide tükkide lõpuni meid vaatama. Kuni enda elu lõpuni oli Linda Viiding meil alati kohal. Tema, kui me etendasime nüüd umbes 30 korda, siis ma arvan, et 27 oli tema kindlasti kohal. Ja ta oli kindlasti kellegi sinna kaasa võtnud vaata. Eks käis ka muidugi Linda Viidingu poeg Juhan Viiding, eks ole. Ja Juhan Viiding kirjutas sellise asja, et sinna meeles, ma olen seda ise ka palju kasutanud, et imelised inimesed on, toetuge ikka õigele tõetundele. Ma arvan, et tema võttis nagu selle etenduse nagu kokku, et see oli selline tõe tunnetamine, et seal oli see tõde. Ja ma arvan, et see tõde on nagu kandunud siiamaani. Vaarius on fenomen. Ja seda fenomeni tuleb nagu hoida, eks ole, et ise asi, mina näiteks kui küsida minu käest, et kas mina oleks valmis võtma, kui ema nagu istuks maha, kui ta võtaks selle aja maha, istuks maha ja hakkaks kirjutama oma memuaare näiteks ja võtaks lõdvemalt, et kas mina hakkaksin Vaariust nagu edaspidi juhtima ja seda tegema, et siis kindlasti, kui ma seda tegema hakkaks, siis ma hakkaksin seda tegema läbi Skype'i. Ehk siis ma teeksin seda kaugtööna. Aga sellisel kujul, ja sellises vormis ma arvan, et mina ei ole võimeline, ma ei ole nii võimekas kui ema on.
ema suudab nagu ajada rahasid, seletada inimestele, et seda teatrit on vaja. Aga see teater, ma arvan, et ta jääb igal juhul ja kui ei jää siin ja kui ta vahepeal ära kaob, seda tekib uuesti, sest et sellist vaimsust ja sellist asja on ühiskonnas aeg-ajalt vaja. Ta töötab kuskil taustal, eks ole. Ta ei ole nagu, ta ei ole nii esile roniv, nagu ütleme, ütleme, kui me paneme siin skaalasse, teatriskaalasse, nagu No99 või ka von Krahl, eks ole, kes nagu lööb rinna ette ja läheb, eks ole, ja teeb midagi ja kuulutab midagi, et siis nagu hästi valjuhäälselt ja kõik telekanalid ka sellest räägivad ja sellest tuleb selline suur massi mingisugune meeleavaldus või demonstratsioon, eks ole, et me ei taha uut parteid või midagi. Et siis see Vaarius töötab seal taustal nagu ütleme Eesti poliitilistele skaalale asetas nagu sotsiaaldemokraadid vaikselt tiksuvad, et aeg-ajalt tulevad nagu välja, eks ole. Marju Lauristin aeg-ajalt ütleb midagi, eks ole, et ma arvan, et Vaarius on umbes nagu Eesti teatrimaastiku Marju Lauristin. Aeg-ajalt ütleb midagi.